Uus Jeemeni fraktsioon kuulutas 2026. aasta 20. juuli viimastel tundidel Iraani hutidele sõja. See rühm, mis esineb nime all Vaba Jeemeni liikumine, teatas relvastatud ülestõusust hutide vastu Sanaas, pealinnas, mida kontrollib Iraani toetatud rühmitus. 4 meest ilmuvad kapuutsides lipu ees, näitavad relvi ja loevad avaldust, milles süüdistavad hutisid nälja tekitamises, rüüstamises, kuritarvitustes ja Iraani projektile allumises. Jumala, halastaja nimel, ütles Allah, kui laseme neil tunda valu pärast jõukust, ütlevad nad, et kurjus on möödas ja nad rõõmustavad ning uhkustavad. Nii välditakse järske muutusi, et päästa rõhutud Iraani rahvas, et neid ei aetataks välja ega eraldataks Iraani russeenistlikest šiitidest. Seega on ajatollade režiimi jätkumine Iraani kurjategijate ja Iraani russeenistlike šiitide üle Iraani rahva väärikuse ja vabaduse nimel. Ja Iraani režiimi saatus, kui ta julgustab Teherani revolutsiooni kogu Iraanis, on vabaduse ja Iraani revolutsioonilise juhtimise esiletõus. Ja ajatollade režiimi jätkumine Iraani russeenistlike šiitide mahasurumisel tulenev seaduse puudumisest, mis võimaldaks revolutsiooni algust nende šaria tugevdamiseks. See teade on plahvatuslik, sest see tabab hutisid ajal, mil nad püüavad oma jõudu Jeemenist väljapoole laiendada. Savestist levitanud profiilid väidavad, et uus fraktsioon alustas Sanast ulatusliku pealetungi. Video salvestab avaliku avalduse, kuid ei tõesta veel, et sisemine sõda on tänavatel juba alanud. Isegi selle ettevaatlikkusega paljastab salvestis selge katse muuta ülestõus hutide vastu relvastatud liikumiseks. Rühm räägib Jeemeni suveräänsuse taastamisest ja Iraani mõju murdmisest. Ma vannun Jumala ja Jeemeni rahva ees, et neil operatsioonidel on kuritegelikud tagajärjed. Kogunesime tsiteerida Jumala sõna, olgu ta ülendatud. Võidelge Jeemeni taastamise ja võõra mõju murdmise eest, sest Jumal ei armasta üleastujaid. Seega võidelge uskmatute vastu ja tapke sõjarõhujad kõikjal, kus te neid leiate. Jumal on tõtt rääkinud. Kuulake Jeemeni, Iraani mõju. Sõnum püüab meelitada Jeemeni elanikke, kes on rahulolematud nappuse, repressioonide ja Ansarullahi poliitilise kontrolli üle. Kui ilmnevad deserteerumised, kinnitatud rünnakud või hõimude liitumised, võivad hautid seista silmitsi ohuga oma enda võimukeskuses just siis, kui nad suunavad pinged, raketid ja mereväe jõud Saudi Araabia survestamiseks. Samadel tundidel teatasid Houfid viivitamatust mereblokaadist Saudi Araabia vastu. Meetme kinnitasid Reuters ja Associated Press. Sõjaväe pressiesindaja Yahya al-Saree kinnitas, et kuningriigiga seotud laevad saavad sihtmärgiks, mida rühm nimetas blokaadi vastu. Houtid väidavad, et nad reageerivad Jeemenile kehtestatud blokaadile ja hiljutisele rünnakule Sanaa rahvusvahelisele lennujaamale. See teade suurendas eskalatsiooni, mis oli juba lõpetanud 4 aasta pikkuse suhtelise rahu pärast seda, kui houtide raketid tulistati Saudi Araabia territooriumi pihta. Selles videos ilmub Yahya al-Saree kõnepuldil sõjaliste sümbolite ees, kui ta loeb avaldust. Miljonite inimeste suurel meeleavaldusel reedel, mis oli hoiatus ja mobilisatsioon ning sellele eelnenud suurtes kogunemistes ja hõimukohtumistel, kinnitavad Jeemeni relvajõud järgmist. Esiteks kuulutavad Jeemeni relvajõud välja meresõidukeelu Saudi Araabia kuritegelikule vaenlasele vastastikuse blokaadi põhimõttel. See jõustub alates käesoleva avalduse väljakuulutamise hetkest. Teiseks, kinnitame oma suure rahva õigust vastata blokaadile blokaadiga, täielikule eskalatsioonile täieliku eskalatsiooniga ning seda põhimõtet tugevdada. Kolmandaks kinnitavad Jeemeni relvajõud oma täielikku valmisolekut kõigiks võimalusteks. Ja et iga mõtlematu Saudi vaenlase poolt toime pandud hoolimatus täieliku eskalatsiooni kaudu. Kõne püüab esitada blokaadi kui kättemaksu ja jõudemonstratsiooni. Tegelikult ähvardavad Hufid laevu, mis sisenevad või väljuvad Saudi sadamates Punase mere kaudu, asetades Bab el-Mandebi väina jõhkra kriisi keskmesse. Nexta profiili poolt avaldatud kaart näitab, miks see oht turgu hirmutab.
Bab el-Mandeb ühendab Aadeni lahe Punase mere ja Suessi kanaliga. Umbes 12% maailma kaubandusest ja ligikaudu 25% ülemaailmsest konteineriveost läbib seda väina. Igasugune rünnak selles piirkonnas võib sundida laevu Aafrika ümber sõitma, mis suurendab reisiaega, kütusekulu, kindlustust ja kaupade hinda. Surve suureneb veelgi, sest Saudi Araabia hakkas pärast tõsiseid piiranguid Hormuzi väinas intensiivselt kasutama alternatiivse väljapääsuna Yanbu sadamat Punases meres. Üle 70% Saudi Araabia tavapärastest naftaekspordist suunati sellele rannikule ning Yanbu kaudu toimuvad saadetised ulatusid hiljuti keskmiselt 4 miljoni barrelini päevas. Naftasaaduste maht, mis ületas Bab el-Mandebi väina juunis, ulatus 7,4 miljoni barrelini päevas, mis on ligi 7% maailma toodangust. Just Seal Houthide blokaad ei ole enam ainult oht Riyadile, vaid mõjutab kogu maailma rahakotti. Mario Naufali avaldatud graafik näitas nafta tugevat taastumist kohe pärast teadet. MarketWatch teatas samuti, et grupi poolt välja kuulutatud keeld pani nafta hinna taas tõusma, isegi hoolimata uudistest võimaliku 10-päevase vaherahu kohta Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Brenti hind jõudis korraks $91,42 barreli eest enne kui taandus, samal ajal kui USA nafta hakkas taas tõusma pärast seda, kui hind oli langenud alla $80. Nende varasemad kampaaniad on juba sundinud suuri ettevõtteid Punast merd vältima ja Aafrika mandri ümber sõitma. Liiklus Suessi kanalis langes 2025 aastal võrreldes 2023 aastaga 52%. Profiil Baisha avaldas heli, mis omistatakse Houthide merevägedele. Väljaande andmetel kutsuvad operaatorid Saudi Araabiasse suunduvaid laevu VHF raadio kaudu, käskides neil tagasi pöörduda ja ähvardades sõjalise tegevusega allumatuse korral. See heli vajab veel sõltumatut kinnitust. Ja merevägi kutsub teid kanalil 16. Vastavalt Jeemeni relvajõudude 26. juuli 2020 aasta otsusele, millega keelati Saudi Araabia laevad pideva blokaadi tõttu Jeemeni rahva vastu, hoiatame kõiki Saudi vaenlase laevu, et nad muudaksid oma marsruuti teise merre ja Aadeni lahte. Kui Jeemeni relvajõudude otsust ei täideta, saavad need laevad meie sihtmärkideks. Vastu võetud. Sellegipoolest on see kooskõlas grupi poolt avalikult välja kuulutatud korraldusega ja näitab, kuidas hirmutamine võib alata juba enne rünnakut, kasutades raadiosõnumeid, et külvata hirmu meeskondade ja ettevõtete seas. Kriisiga seoses ilmusid ka kaadrid põlevast laevast Omaani lähedal. Cartage Hormuz seostas juhtumit Saudi Araabia laevaga, mida tabas Iraani revolutsiooni kaardivägi. Reutersi poolt kinnitatud teave on täpsem. Kreeka ettevõtte Dinakoni poolt opereeritud 2 laeva, Achelous ja Kavomaleas, sai tabamuse Omaani lähedal. Malta lipu all sõitud Kavomaleas süttis põlema pärast seni tuvastamata mürsuga tabamist. Rünnak Omaani lähedal ja Jeemenis välja kuulutatud blokaad survestavad Lähis-Ida energiamarsruutide mõlemaid otsi. Hormuzi väin on rünnakute all ja sealne liiklus on tugevalt vähenenud. Bab el-Mandebi väina ähvardavad nüüd otseselt hoitsid. See kombinatsioon seab Saudi Araabia merelise blokaadi ette, mis võib mõjutada nii Aasiasse suunduvaid laevu kui ka neid, mis liiguvad ülespoole Suessi kanali suunas. Uus Jeemeni fraktsioon püüabki selles olukorras kasvada, kuulutades holtsidele sõja, samal ajal kui rühm avab rinde Saudi Araabia vastu. Vaba Jeemeni liikumine püüab esitleda Iraani toetatud võitlejaid jõuna, mis kisub Jeemeni rahva piirkondlikku sõtta. Sanaa valimine avalduses on väga oluline, sest pealinn on holtside poliitilise ja sõjalise võimu süda Jeemeni põhjaosas. Järgnevad tunnid peaksid näitama, kas teadaanne toob kaasa vahistamisi, deserteerimisi, hõimude liitumisi või kinnitatud kokkupõrkeid. Mereel, laevandusettevõtted, kindlustusandjad ja valitsused peavad juba otsustama, kas jätkata marsruute Punase mere kaudu või suunata laevad ümber, enne kui holtsile suunatud ähvardus muutub tegelikeks rünnakuteks.
Sisemine lõhe ootab veel kinnitust sündmuste käigus, kuid mereblokaad on juba ametlikult välja kuulutatud ning see on hakanud mõjutama naftaturgu, Saudi Araabia sadamaid ja maailma kõige tundlikumaid kaubateid. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõese infoga kursis. Teie toetus aitab meil jätkata. Olgu!